Majanduse paranemise eelduseks on reeglina see, kui palju sinna raha ringlusesse juurde tuleb. Aasta 2026 koha pealt näeb Eesti Pank, et see tõepoolest võib nii olla ja prognoositav majanduskasv on 3,6%. Aga see saab toimuma kõik riigivõla suurenemise arvelt. See parandab inimeste elujärge. Üsna suur osa sellest lisarahast liigub majandusse siis läbi inimeste suurema ostujõu, kuivõrd tulumaksusüsteemi muudatusest majapidamised ühtekokku võidavad umbes 700 miljonit eurot 2026. aastal. Ja teine pool on seotud eelarve puudujäägi süvenemisest täiendavate kaitsekuludega, mis meil tõusevad üle 5% SKP-st. Nii et ühtekokku tõesti, tuleva aasta eelarve puudujääk on umbes 4,5% SKP-st. See on viimase 30 aasta kõige ulatuslikum puudujääk, kui jätta koroona aasta kõrvale 2020. Suurenev riigivõlg aga tähendab loomulikult suuremaid intressikulusid. Mõne aasta pärast ulatub see 400 miljoni euroni ja ega üks meie maksumaksjatest peab siis lisaks tagasi maksma 650 eurot. Pigem me oleme oodanud 3 aastat seda, et Eesti majandus hakkaks kasvama. Ja sel aastal ka see kasv on kesine, on seotud elektri ja töötleva tööstuse muutustega, mis tõenäoliselt ei ole püsivad kasvumootorid. Et sellist kindlustunde kasvu me ei ole näinud, tarbijate aktiivsuse kasvu me ei ole väga palju näinud. Et see on see, mis Eesti majanduse siis sellest langusfaasist päriselt välja tooks. Ja valitsuse kulutused on üks hea viis, kuidas aidata inimestel seda kindlustunnet saavutada. Ja järgmisel aastal tõesti me näeme, et tulumaksuvabastus kõigile annab inimestele raha juurde, hinnatõus järgmisel aastal raugeb ja see siis tõstab tõesti seda majanduskasvu potentsiaali. Üldiselt vaadates on tegelikult kogu selle taga eelarve oluline komponent kaitsekulude kasv. Tegemist on suures mahus kaitsekulutuste kasvuga, mis on 2% juurest 5%-ni. Seda, et kui me eelarve defitsiidist räägime ka 4,5%, siis võtame sealt 3% punkti maha ja 1,5% alles. Ja selge 1,5% on enam-vähem selline, mis ei kasvata võlakoormat. Hinnatõus aeglustub, tööturu aktiivsus on majandusaktiivsuse taustal hea. Samuti prognoositakse, et laenamine ja tagasimaksmine jääb endiselt soodsaks. Me näeme Eestit ümbritsevas majandusruumis elavnemist. Eesti majanduse käekäigu jaoks on äärmiselt oluline see, kuidas läheb meie ümbritsevatel riikidel ja meie peamistel kaubanduspartneritel on juba tugevam kasvuhoog sisse tulnud, on küll kvartalist kvartalisse väikeseid võbelemisi, aga näiteks Rootsi suund, sealt tuleb üsnagi palju rõõmustavaid uudiseid. Soome selle kõrval muidugi jällegi samavõrd rõõmustavat meile ei paku, aga kui me vaatame summa summarum meie lähiriike, Euroopa Liitu ja euroala majandus tervikuna, siis siin on teatavat elavnemist märgata. Kõige hullem on see, et riigivõlg kasvab ja see teeb praegu rekordnäitajaid. Ühel hetkel me peame hakkama kõik seda võlga tagasi maksma. Inimestel 2026 aasta aga tuleb parem, sellepärast et raha jääb kätte rohkem, sellepärast et tulumaksu küür kaotatakse ju ära.